tagasihoidlik hommikusöök ja see sõitjate vibe kell 4 hommikul. Täna oli harukordne juhus, mida siin ma vedasin selle väriseva Kaspari finišisse. Me panime mõlemad lihtsalt täiega üle, aga eks me varsti räägime sellest. Aga lõbus oli ka. Iga kell tuleks tagasi. Ma arvan, et ära põlenda. Ma jätsin oma ratta praegu olla, aga fun. Mitte midagi teinud, just avasin kookosvee. Seal on täielik pasamaja. Kaspar seal naudib oma krampis jalgu. Hakkab paremaks minema. Ja ma ei tea, peaks minema sööma ja rattaid pesema ja trenni äkki. Lõpuks ajasime korraks ikkagi kargu alla ja käisime ühika kõrval söömas hot-doge, mida viimasel tõusul jagati, aga tõusu peal me neid ei tahtnud. Hiljem olid need aga päris ahvatlevad, nii et tegime mõned ampsud. Rattapessu jõudsime alles pühapäeval, sest me läksime ühikasse kohe tagasi ja jätkasime mitte millegi tegemist. Pakkisime kõik oma miljon asja ühikast kokku ja nüüd võtame suuna täpselt ei teagi kuhu. Tehtud! Ühesõnaga, eile sõitsime siis 325 kilomeetrit jalgrattaga Kansase vägevatel kruusateedel. See oli esimene kord, kui ma sain nii kõrge tasemega sõidul osaleda eliitklassis ja startida nii, et ainult naised olid stardis. Alguses läksime grupiga minema suhteliselt aeglases tempos. Kiirus oli 27-28. Esimesed kurvid võeti päris rahulikult, aga siis hakkas natukene nagu tempo tõusma ja meil hakkas tulema räigelt kukkumisi. Siis kõigepealt oli esimene kukkumine oli 6. kilomeetril, kus põhimõtteliselt pool punti pani. Ma sain napilt vasakult mööda. Siis tuli veel üks kukkumine umbes 9. kilomeetril ja siis pärast seda ma hoidsin kogu aeg grupi ette otsa, et neid kurve võimalikult ohutult võtta. Mingi hetk väikse tõusu peal läksime ühe tüdrukuga nagu kõige ees. Ja siis järsku olid kõik teised jäid maha, vaatame taha, mis asja, keegi ei tule. Ei sõitnud üldse tugevalt, aga enda etapp niimoodi, et olime eest ära vist mingi 80 kilomeetrit. See tüdruk, kellega ma koos sõitsin, Heili, ta on seda sõitu mitu korda varem sõitnud ja siis ta ütleski, et kohe varsti tuleb üks päris tehniline osa, et proovime sinnani ära kannatada, et siis me saame ohutumalt sõita. Ja ma arvan, et see oli õige otsus, sellepärast, et hiljem, kui 100 kilomeetri kandis punt meid kätte sai, siis seal oli nagu nii palju katkiseid inimesi, et kahju oli vaadata. Punt meid kätte sai, siis seal oli nii palju katkiseid inimesi, et see oli ebareaalne. Aga põhimõtteliselt ma olin siis eest ära mingi 2,5 tundi. Ma teadsin kohe, et ma teen endale sellega ilmselt liiga. Ei teadnud kui palju, aga mõtlesin, et kes ei riski, see kooki ei söö. Pärast, kui punt sai meid kätte, siis tegelikult mul oli jumala okei olla, ma isegi taastusin ära, aga peale seda esimest joogipunkti nagu seal oli nii palju sellist kaost ja kõik läksid nii erinevatel aegadel ja siis ma lihtsalt nagu nägin nii räigelt vaeva, et seal tõusude peal gruppi tagasi saada ja ma isegi sain sinna otsa peale istuma, aga siis mu jalad olid nagu kõik. Siis selleks hetkeks oli ilm läinud nii kuumaks ja ühesõnaga kõik andis alla. Ma sõitsin 5 tundi üksinda, sest et eliitnaised ei tohtinud mitte kellegi teise taga draftida, siis nagu kõik mehed ja kõik naised ja kõik lähevad mööda, kellega koos sõita ei tohi. Sõitsingi üksinda, sul on lihtsalt sirged teed ja sa näed, kuidas need käivad üles alla. Et see oli siuke natukene nagu raske, aga samal ajal mul oli sees mingisugune rahu. Selles mõttes, et ma ei mõelnud kordagi, et ma ei taha seda teha või et ma ei tea, nõme, et ma üle panin ega niimoodi, et mulle nagu see olukord isegi mingis mõttes nagu sobis, et ma ei tea, ma üritasin seda nautida nii väga kui sain. Võrreldes Trakaga minu arust nagu olid inimesed rajal palju sõbralikumad, kõik küsisid, kõik näiteks kuna ma tõesti olin kastis, mul üle 100 vati jalgadest välja ei tulnud, siis kõik inimesed, kes must mööda sõitsid, olid nagu mingi oh, is everything all right, can I help you? Et nagu inimesed olid nagu hästi positiivsed, mehed olid mingi oh, I'm sorry, I can't pull you ja nagu selles mõttes minu arust see oli hästi tore.
sõidu osas veel, et alguses ma toitusin väga hästi, aga siis, kui hakkas väga kuumaks minema, siis ma võib-olla seda toitumist andsin natuke järgi, sest et ma ei tahtnud enam seda läilat kraami, ma oleks lihtsalt tahtnud külma vett ja jääd. Kusjuures teises seal punktis ehk siis 90 kilomeetrit enne lõppu, seal ma sain endale need jääkotid ja pärast seda ma siis jaksasingi esimest korda uuesti sõita, ehk siis mul läks mingi 5 tundi vahepeal aega, et natukene ära taastuda sellest algusest. Siis mis ma veel sõidu ajal mõtlesin, on see, et kindlasti, kui ma veel selliseid sõites sõidan välismaal, siis ma tahan, et ma saaksin kasutada ka seda maastikuratta käigu vahetajate kasseti, sest et need tõusud, mis siin olid, ei olnud pikad, aga nad olid ülipunchid ehk siis nagu nad olid järsud nurgad, nad olid lühikesed, aga samas nad olid nagu siuksed, mõned olid sellised ikkagi nagu kivisemad ja ma tundsin, et mul kindlasti oleks pidanud olema neid kergemaid käike rohkem. Samal ajal kiiresti sõites ma tulin nagu nibin-nabin välja, et ütleme, võib-olla kui ma oleks nagu mitte eest ära läinud ja pundiga sõitnud, siis mul oleks isegi jäänud kiiretest käikudest puudu, aga niimoodi enamus ajast nagu kahekesi sõites, ma sõitsin väga palju selle viimase käiguga, et ma ei oleks seda osanud arvata. Nii, midagi veel. Püksi ma ei pissinud, sest ma lihtsalt ei suutnud seda teha. Ma sõitsin mingi 2 tundi omaette seal mägede vahel ja vaatad neid sirgeid ja tõuse ja mõtled, siuke pissi häda ja lihtsalt proovid ja no mina ei oska, ma ei tea, kuidas seda tehakse, nii et kui mõni triatleet on seda teinud, siis võite mulle rääkida. Ja mis veel? Esimest korda oli siis selline asi, et mul need graveli kingad on musta värvi, kuna mul kõik asjad peavad alati olema ideaalses seisukorras, siis must graveli king tundus nagu parem kui valge, aga mustaga selles kuumuses jalg ikkagi ja see kuumus kuidagi paistetab nii, et mul nagu mingi viimased 4 tundi oli siuke tunne, et ma lihtsalt nagu, mul need varbad tulevad sealt kingast välja, et mul on king tegelikult number suurem ja üldiselt ei ole mul üldse vaevusi tekitanud, aga eile ma mõtlesin küll terve aeg, et see oli nagu nii agooniat tekitav. Mu jootja tiim oli super, vahetusalas käisid asjad mega kiiresti, olen väga rahul ja ma kindlasti pöörduks nende samade inimeste poole, kui ma siia uuesti peaksin tulema, näiteks järgmine aasta. Ühesõnaga ja jah, ma arvan, põhiline emotsioon on see, et ma rajalt ära tulles mitte kordagi ei kirunud, ei mõelnud, miks ma siin olen, ma ei taha siin olla, vaid mõtlesin hoopis kõiki neid asju, mis ma eilselt päevalt endale juurde sain, mis ma tehniliselt rattaga õppisin, 300 kilomeetriga õpib ülipalju uusi oskusi ja ma olen küll valmis tagasi tulema. Ja muidugi päevakomm oli see, et ma sain Kaspari finišisse vedada, aga ta räägib sellest teil ise, nii et tehtud. Ja enne kui Kaspari rääkima lasen, mõtlesin, et ütlen seda ka, et esiteks seal eliidipundis oli selles mõttes suhteliselt rõve sõita, et nii kaua, kui me olime üks grupp koos, siis meil oli terve aeg see väike auto ees, ehk siis ta keerutas nii räigelt tolmu, seal oli lihtsalt siuke tolmupilv, seal ei saanud hingata nagu ja lisaks käisid kogu aeg need fotograafid nende motikatega ja kõik need asjad, et selles mõttes oli seal nagu teistmoodi ebameeldiv olla ausalt öeldes. Ja naljakas oli see, et või stardis ühesõnaga üks tüdruk ütles, et wow, nice bike ja siis ütles, et et umbes kuidas sa raatsid sellega siia tulla, et kõik panevad unboundil risu või midagi. Et see ei olnud nagu väga motiveeriv ausalt öeldes, aga ma olin vist üks väheseid meie seal naiste sõidul, kes kordagi ei pannud risu, nii et jäi mi. Nii, räägin siis 2 sõnaga enda sõidust ka. Et start oli selline küllaltki soliidne, omajagu oli küll trügimist, aga hoog ei olnud ülimäära suur ja selline täitsa nagu okei. Üks selline suurem kobar oli ka, endal õnnestus seda vältida, aga sinna jäi päris palju vendasid maha. Ja siis sõidus see koht, mis Ain rääkis, kus tal oli see esimene või kus raja nagu selline esimene kõige mudasem või selline tehnilisem koht oli, et kuidas ta sai sealt ees nagu breakaways olles normaalselt läbi, siis nägin seal ühte, ma arvan, ta ei olnud päris võidu pretendent, aga selline top seal 10 koha peale võib-olla
Laura Sofia oli seal või Clara Sofia, ta oli nagu täiesti niimoodi kukkunud seal, et ta nagu moorusse pead ja asjad olid seal nii teistpidi, et loodan, et ta elab. Seal oli nagu täiesti koomas seal nagu tundus. Aga siis enda sõidust veel, siis peale seda nagu, kui enne, ma ei teagi, mis distantsi peal see tehnilisem koht, igatahes peale seda läks siis korralikuks sõiduks. 45. Jah, 45 kiltsa. Siis läks korralikuks sõiduks ja siis me seal saime mingi pundiga eest ära. Ise tundsin ennast nagu ülihästi tegelikult. Laskumised, kõik olid nagu väga head. Võib-olla alguses korra natuke mul on suht sile rehv ja kitsam, kui ilmselt seal enamustel oli. Siis oli seal märgade kohtade peal natuke nagu libe või võtsin ise ettevaatlikult, sest see peaaegu laip seal natuke hirmutas ära. Siis nagu vahepeal ikka hakkab mõtlema, et kas nagu see kõik on seda väärt. Ja siis sõidus jah, ma ei teagi, me olime umbes seal äkki 5 või. Ja kõik tundus nagu ülihästi sujuvalt. Isegi seal juba hakkasid mõtlema, et kuidas nagu ära võita, et kuidas, millise stiiliga seal mingid sõitjad on, et kuidas nagu seda läbi viia. Aga jah, ütleme, sõitsime, seal mingid vennad nagu tegid ikkagi, istusid ainult tuules ka, kes pärast mingi moment äkki avastad, et nii kõvad vennad. Või et hakkasid üks moment seal mingi kiiremaid liigutusi tegema, et siis nagu mõtlesid, terve aja nagu ütleme 150 kiltsa istud tuules ja siis hakkad äkki niimoodi littima. Ja endal siis ütleme nii, et olingi äkki vist mingi 200 kilomeetrit kusagil seal, äkki kusagil umbes sellise koha peal see mingi murdemoment oli, kus 2 tugevat venda ründasid. Ise mõtlesin, et küll see kinni võetakse, aga ei võetuki. Ja siis ise ründasin veel üksi järgi ja sellega ma tegelikult ennast hakkama paningi, sest ma ilmselt järgneva mingi 80 kilomeetrit sõitsin üksinda 3. koha peal. Ja see oli nagu suht siuke, ilmselt see mind tühjaks tõmbas ka. Ja siis ma jäin ka jooginälga tegelikult, et mingi tund aega nagu polnud, ütleme nii, et pigem jooki nagu ei olnud ja sellel hetkel ei saa ka süüa. Ja ega siis, kui ma viimasesse teeninduspunkti jõudsin, siis ütleme niimoodi, et seal ma sain aru, et siin tuleb ainult vaadata, kuidas ma lõpuni saan, et enam nagu võidusõidus siin midagi teha ei olnud. Kuna mul endal tegelikult jootjate tiimi ei olnud, siis ma natuke kavaldasin niimoodi, et esimeses punktis ka sõitsin kõige viimase putka juurde ja siis ütlesin, et ma ei leidnud oma jootjaid ja siis küsisin vett ainult, sest mul olid omal muud asjad kaasas. Ja siis seal teises punktis samamoodi ja seal ma juba istusin pikemalt maas ja kuidas öelda? Jah, mõtlesin, kuidas lõpuni saan ja edasi sõitsingi niimoodi, et sõitsid mingi aja, siis jälle peatusid kusagil puu all, sest et nagu reaalselt vahepeal oli nii, et üle 140 vati väga välja ei tulnud jalast, et see oli nagu katastroofselt raske. Ja siis ma mingi järve ääres ka seal istusin ja siis mõtlesin juba, kurat, et nii palju on aega möödas, et äkki ootan Anni ära, et lähme koos siis. Ja siis oligi seal mingi mees ka veel istus ja siis ma vaatasin, ma arvasin muidugi, et Ann on ka äkki maha tulnud, sest et see oli ikka päris nagu karm. Ja selle mehe juures, kes seal istus, vaatasin, et Ann ikka liigub ja siis ma ootasin ta ära. Väga kaua isegi enam ei pidanud seal ootama, sest ma tegin pidevalt enne seda ka pause, sest väga ränk oli. Ja siis Ann vedas mind koju ära. Tänud. Ja eks ma arvan, iga muu võistlus ma ei oleks seda teinud, et lõpuni sõitnud, sest et ma olin nagu nii blackout'is, et see on, ma hiljem, mul jalad olid täiesti krambis, lihased tõmblesid kõik, see oli nagu, see ei olnud nagu krambiline, vaid lihased tõmblus või selline väga vastik. Ja selle lihtsalt, et ta on unbound, siis ma nagu kuidagi roomasin sinna lõpuni. Unbound. Vot, ja ega rohkem ei oskagi. Võib-olla võite jälle kirjutada ja küsida mingeid asju, mida te teada soovite. Kas te oleksid tagasi? Hetkel võib-olla isegi mõtlen, et ei taha, sest mul on siiamaani nii paha olla, et mul on tõesti üliraske nagu olla praegu.
et mul pole kunagi nii keeruline olnud, isegi järgmine päev oled nagu täiesti kabi lihtsalt. Et aga eks tuleb mõelda, jah. Jah. Jah.